lisaks on mängust eemale jäämas ka Koomis, kes on mõlemad väikse vigastusega eemal. Lillander on samuti Ojamäe kasti viib selle ja ilusti leitakse sealt ja kohe saadakse lööma ka. Et siin Flora võttis suure võidu, aga siin vaatame selle olukorra ära. Siin Robbie Saarma on kastis, annab veel kannaga söötu Ojamaale edasi. Ja Suuso lööb ära 1-0. Suuso lööb oma esimese värava Premium-liigas ära ja seda on ainult lust vaadata. Ja seal natukene ikkagi päris palju, no mis natukene, ikkagi omajagu segadust seal kaitseliinis Kalevil oli. Ja tõesti nii oli ja üsna kiirelt tegelikult see asi käis, mäng tegelikult ju alles 3. mänguminut käimas ja Suuso tõesti üsna lihtsalt ja see eelmine olukord, kus Suuso peaga löögile sai juba näitas, et sealt väga ohtlikult ta sisse liigub. Näeme siit kordusest uuesti, kuidas Saarma siis kastis saab palli. Muhamed Kei tõuseb sinna keskkaitsesse ja lepalt natuke uuesti. Nigula ja lükkab sinna ette. Nii Ojamaa, Miller ja kõik liiguvad sinna, siis tähendab, et Mihhailov peab ka tagasi tulema, aga seal on Saarma koht. Nüüd Nigula saab vasakult tulla. Võtab ette ka ja pall kasti ja Mihhailov on seal. Jaa, natukene segadust tekitav oli see kogu olukord. Mihhailov ühelt poolt või Nigula teiselt poolt jõuavad ka kasti minna, et seda varliku varianti seal Kalevil ei ole. Aga no Reinkord hoiab hästi ja sealt tuleb lüüa, oi ja tossib. Sellepärast sinna äärtesse seda ruumi tekib ka. Suuso uuesti palliga. Võtab ette, läheb lööma. See mees on telekast ja YouTube'ist vaadanud, kuidas neid asju ikkagi tehakse. Ja niimoodigi tehakse. Niimoodi tehakse. Suuso lööb tänase mängu oma teise selle hooaja, samuti teise värava ja ka 19-aastane Kambja ääremängija. Eelmine aasta siis Paidega ta liitus ja hästi tegutseb mees. Ja tõesti väga ilus sooritus Kambja, kuidas ja siit Saliste käes juba pall ja jätabki sealt ilusti Saarmaale. Milleri löögikoot ja kolmas! Ai. No tundub küll, et nüüd juba hakatakse lustima, et siin väga lihtsalt see asi käis ikka. Martin Miller lööb oma teise värava sellel hooajal. Koondise eest sai mees ka Moldova vastu peale seal lõpus ja koondise eest on ka 2 väravat löönud kokku 38 mänguga. See mees lõi oma teise värava siin. Otsitakse seal Millerit. Saarma läheb lööma. Ja Saarma jääbki üksi palli taha ja läheb lööma maast ja rikossetist värav. Ja värav, see on rikossetist, see värav tuleb. Kelle nimele see lõpuks läheb, seda saame näha. Aga Saarma peale lööb ja kellegi. Ja seal Kalevi meeskond, Kalevi kaitsja mängija siis jalg vahel oli, aga ma arvan, et see värav ikkagi Saarmale läheb, sest Saarma pall löök oli ka väravale ikkagi suunatud. Saarma võib-olla siin küsiski, et kuule, kas paned ikka minu nimele või paned kellegi teise nimele selle. Nüüd näeme uuesti siit. Saarma riputab, tahaposti ja seal on Reinkord ja lükkab küljevõrku. Ai, see esimene puude läks natuke pikaks, aga võitleb selle endale tagasi. See täna on löönud, Reinkord läheb ise lööma. Ei ole paha. Kõik vilistavad, aga Lutsule nüüd uuesti võimalus. Ai, ja läheb ikka Saarma palli taga. Riputatakse ja seal on võimalus ja Gilmore lööb oma esimese värava ära. Paide eest ja Robbie Saarma saab järjekordse söödu endale kirja. Selles statistikas ikkagi Robbie Saarma on ikkagi uskumatult hea. Lugman Gilmore siis või Gilmore, kui ta tahab, kellele maitse järgi see on. 28-aastane mees saab Eestis oma esimese värava. Ja Paidelinna meeskond 74. minutil juhtimas 5-0. Saavad kätte selle palli ja nüüd on minemise koht ja tuleb lüüa ka ja rünnakule minna, siit leitakse Švedovski ja tuleb tsenderdus sinna ja aga siin Saarma saab läbi söödu ja kas otsustab ära? Ei, jätab jälle löömata. Asju selgeks.
aga seda ära ei vilistata. Natukene Paidel on nagu segadust praegu enam nii palju seal, kui kohe, kui ta mängu sekkus ja nüüd leitakse kohe jutu jätkuks ja läheb lööma, see tuleb ära lüüa. Siin on ikkagi 2-3-1-1 olukord ikkagi löömata jäetud, aga siit tuleb löök aga nurgalöök number 5 natukene põrkab seal pahasti, aga vilistatakse kohe ära ja ei lasta siin isegi ühtegi lisaminutit selle mängule juurde panna. Paide 5, Tallinna Kalev 0. Minuga siin Tallinna Kalevi mängija Riiko Ernits. 5-0 kaotus, kindlasti kibe maik suus. Kuidas ise enda mängu ja võistkonna mängu kokku võtad? Raske on selles suhtes, ainult kaotused on taga ja see ei ole kindlasti hea tunne, et ma ei tea, paljud individuaalsooritused, man marking kastis just, et nendest tuleb kindlasti paremaks saada ja me töötame ka praegu nende kallal. Ja kindlasti, ma arvan, just vaimselt poistel on väga palju peas kinni, et väga palju jääb selle taha, ma arvan. Kuidas enda mängu hindad tänast mängu? Sain veel ühe linnukese kirja eesmärkidel. Kindlasti väga rahule ei saa jääda, 1 värav tuli minu pealt. Aga jah, andsin endast kõik selles suhtes. Tegin korraliku ettevalmistuse, ma arvan, jätsin kõik väljakule. Mis pärast esimest poolaega riietusruumis Teemu Tainio teile ütles, et teisel poolajal, kui vahetused tulid, siis tekkis ka mingit uut särtsu teie mängu, aga mis Teemu poolt sõnad kaasa läksid teisele poolajale? Selles suhtes meil ei olnudki ju midagi kaotada, et ta ütles, et läheme väljakule ja proovime selle teise poole nii-öelda võita, aga kahjuks nii ei läinud, kuigi poisid andsid küll, vähemalt nagu väljakule ei näha, andsid rohkem. Järgmine mäng tulemas nädala pärast. Vahepeal trennid siin koondiste mängudega seoses öeldi, et väga palju selleks Paide mänguks koos ettevalmistust teha ei saanud. Nüüd nädal aega veel rahulikult saate trenni teha. Mis sa arvad, mis praegu on see, mida teie meeskonnana millele peaksite rõhku panema? Kindlasti kastis markeerimine, see on meil üks suur miinus ja samuti ma arvan, mina isiklikult näen, et just vaimselt peaks nagu juurde keerama, et noor sats meil ja paljud poisid nagu võib-olla kardavad mängida väljakul. See jääb kõik selle individuaalsoorituse taha pigem. Aitäh ja edu järgmiseks mängudeks ja hoidke ikka pead püsti. Nii, ja siin on nüüd Paide linna meeskonna mängija Martin Miller, 5-0 võit, väga kindel esitus, väga enesekindel, väga konkreetne, et kuidas ise seda mängu kokku võtad ja kuidas sa nägid seda? Võit on võit, see oli väga hea meel, esimene poolaeg oli meie poolt väga korralik, lõime väga palju väravaid ja mängisime väga enesekindlalt ja ütleme suurte eksimusteta teine poolaeg muutsime lohakaks ja ei löönud neid lisaväravaid, mis meile pakuti, et oleks võinud teine poolaeg ka veel mitu väravat, aga üldkokkuvõttes korralik mäng meie poolt. Ja kindlasti, kas teise poolaja vahetused, mis tekkisid, nii-öelda lõid natuke kõikuma teie mänguplaani või vaatasin ka Stoikovits natukene muutus häälekamaks pärast neid vahetusi, et seal võib-olla uute poistega ei olnud see asi nii klaar ja see suhtlus nii sujuv või kuidas see endal mulje oli? Ei, ma ei usu, me teeme trennis mänguplaani nagu kõigi mängijatega läbi, et ma arvan, et see oli lihtsalt meeskondlikuna selline kuidagi lohak välja, et ei olnud mingit üksikeksimusi, et see oli ikkagi teine poolega oli nagu meeskonna natuke kehvem kui esimene, aga ma ütlen, esimene poolek tassis meid ja nii on. Oli näha kohe mängu algusest peale, et te tulite siia kindlalt võitma ja väravaid lööma, et pärast seda Narva Fopaad ja Stoikovitsi sõnavõttu, et mida siis, mis sõnumiga te mängule peale läksite, kas Stoikovits ütles ka midagi konkreetset või oli teil endal selline tahe ja viha juba sees, et see Narva olukord ära lahendada? Riietusruumi juttu ma ei saa kahjuks öelda, aga eks ikka mänguplaanis kinnipidamine ja et meil on vaja ikkagi võita, et püüelda sinna tiitli poole, väga lihtne.
oli ka vahepeal koondise paus ja kuidas isiklikult sulle see koondise paus mõjus, et said koondisega koos trenni teha ja vahepeal nagu nii-öelda rutiinist välja, et kuidas see ühele jalgpallurile vahelduseks mõjub? Igal juhul on öelda, et muru peal on nagu alati parem mängida, et juba sellepärast oli väga hea meel, aga rutiinist välja tuleb nagu alati kasuks, et tavaliselt öeldakse, et pärast koondist on nagu raske tagasi tulla juba Premium liigasse, et see switch nagu tuleb aeglaselt, aga kui sa nii kaua juba oled nagu jalgpalli mänginud, et siis tuleb nagu kiiremini, aga igal juhul on see vaheldus ka nagu kasulik. Aitäh ilusa mängu eest ja edasisteks mängudeks jõudu!